Sinu käes on üks raamat, see on vist väga värske ja pilt on nii naturaalne ja olustikust, et mida ei ole vaja eriti lahti mõtestada. See pilt näitab ise, mis tegelikult on. Ja pildi taga on terve, suur, paks elu. On nii? On nii. Paks elu ja mitte ainult minu enda elu, vaid tuhandete elud, kes on kah nüüd juba manalas ja mina olen viimases generatsioonis ja olen veel siin ja võin veel rääkida nendest asjadest, mis on juba ammu langenud minevikku. Noh, ma kujutan ette, et elada läbi kõiki neid momente ja hetki, mis seal lehekülgedel on. Kas oli seda raske kirjutada? No jah, elada läbi, tegelikult seedida, see on nagu mingisugune toit, mida sa oled eluaeg söönud ja siis hakkad lõpuks siiski aru saama, mida sa sõid ja kuidas see maitses ja siis hakkad veel maigutad suud ja vaatad, mis on meeles, mis ei ole. Ja kui palju sai pillatud kõrvale või läks särgi peale ja siis mõned aastad hiljem mäletad seda ja mõtled, sellel päeval juhtus see ja see. Aga jah, ma imestan, et me oleme siin veel ja et mina ise olen veel siin 3. generatsioonis viimases lennus. Ja ma tunnen, et see on niisugune suur au, et ma siiski võib-olla võin natukene midagi kirjutada, teiste inimestega jagada sellest suurest teekonnast, mis me kõik tulime ja mis hakkab lõpule jõudma. Ja me oleme kõik nagu, ma just tulin lennuväljast, seal on need pikad trepid, liikuvad trepid, ühed astuvad peale, teised jõuavad lõpule ja astuvad maha ja lähevad laiali ja nii meiegi. No jah, eks see elu olegi üks trepp, kas siis allakäigutrepp või üleskäigutrepp, kuidas see lugu tegelikult on. No ja nagu sa ütled, ühed uksed lähevad kinni, teised lähevad lahti, ühed tulevad suure vaimustusega sisse ja teised lahkuvad kurvalt või nii-öelda mõtislikus elu on elatud ja vaatad tagasi, teinekord vaatad lihtsalt tagasi ja vaatad, et no jah, seal ma olin ja nüüd ma olen siin. Aga jah, see raamat, see eksiiliraamat, ma ei arvanud alguses, kui ma hakkasin kirjutama, et see oli mingisugune rahvaelulugu, et meie pagulaste teekond eksiili ja välismaale. Aga nüüd ma hakkan vaatama jah, et me olime kõik samal teel, samad verstapostid, kõik oli need verstapostid on meil kõik veel meeles. Kui me päeval, mis me lahkusime, olime siis mina olin 7-aastane, tegelikult ei võigi rääkida enam nendest, kes on minust vanemad. Aga meie lahkusime, siis me jõudsime, muidugi suure hirmuga olime sõja ajal, meie vanevanemad, kellega me koos jagasime neid verstaposte, neid miilimärke. Siis oli sõjaaeg. Ja siis pärast sõda, muidugi sõja lõpp, kui liitlased tulid sisse, me mäletame seda veel väga värskelt. Ja siis muidugi laagritesse, siis saime jälle uuesti kokku, olime jälle eestlased koos. Mina olin laagris, kus olid eestlased, lätlased ja leedulased. Ja see on ka tegelikult Balti riikide elulugu, see ei ole mitte ainult eestlaste elulugu. Ja siis läksime laiali. Ja kõik igaüks ise suunda ja nüüd muidugi oleme jäänud laiali ja nii-öelda globaalne eestlus siiski säilib, aga ühendus on kuidagi vähenenud ja nüüd me püüame neid viimaseid tekiotsi sõlmida kokku üheks pambuks, millega me võib-olla läheme edasi, nagu meie, kui me lahkusime Eestist. Vanaema veel pakkis vanaisa suurrätti,
viskas sinna kõik tema raamatuid, meie dokumente ja fotosi ja sõlmis selle pambuks. Ja kui me jõudsime mereranda ja ema otsis nuga, siis selgus, et meil ei olnud muud kaasas kui paberit. Ja ei mitte midagi kasulikku. Ja võib-olla, ja nüüd tagasi vaadates muidugi, kui ma kirjutasin oma vanaisa elulugu, siis ma sain aru, et vanaema mida ta oli pakkinud tookord, on see vaimuväärtus, mida ta päästis. Ja mina püüan ka omamoodi, kuigi ma ei ole ei teadlane ega isegi keegi midagi, ainult ma olen kirjutanud ühe rahva teekonda. Ja me oleme kõik sellel samal teekonnal, nüüd olen mina jõudnud lõpule ja nüüd on huvitav vaadata, kes meile järele tuleb, kas keegi üldse on huvitatud sedasama teed tulemast. Ja see on see minu raamat ja minul on hea meel, et Economist, ajakiri, tuntud ajakiri, see härra võttis vaevaks ja luges selle läbi ja andis mulle teatud julgustuse, et võib-olla see ei olegi niisugune kõrvalraamat, vaid et sellel on mingisugune väärtus. Ja see väärtus on just see, et ma räägin ühe rahva pagulase elulugu, pagulase ajalugu. Mitte teaduslikult, vaid südamlikult ja kuidas igapäevane inimene elas paguluses ja see on ka võib-olla veel tähtsam kui kõik need textbooksid ja raamatud ja teadusraamatud kokku. Mis juhtus iga inimese elus ja mis nüüd on lõppemas. No kui võtta teaduslikku kirjandust ja kui võtta seda kirjandust, mida inimene kirjutab südamest, mälestusest ja tunnetest ja olustikust. Nüüd ma küsiks, kas Shakespeare oli teaduslik kirjanik või oli ta kirjanik? No jah, Shakespeare, öeldakse ju, et Bacon kirjutas pooled tema ja Maller, need teised, kõik need kirjutasid kokku. Nii et me ei tea, vaata see on see müüt, et keegi tegelikult ei tea mitte millegi, tõde ei ole peaaegu kuskil, ei ole, ajalugu on kirjutatud nendest, kes võidavad, müüdid tulevad, isegi Ameerikas, ma elan Ameerikas, kõik need müüdid, see Paul Revere, seal ei olnud ühtegi niisugust kangelast, 3 joodikut tulid kõrtsist ja nägid, et inglased tulevad ja siis üks võib-olla jõudis teistest ette ja siis lihtsalt hoiatas, et inglased tulevad. Nüüd on ta suur kangelane, aga tegelikult nad olid seal samas, pummeldasid kõrtsis ja kõik need müüdid tulevad sellest, et keegi kuskil kirjutab midagi, nagu jõuluvana. Jõuluvana tuli ka ühe ajakirjaniku väljamõeldisest. Ja nii see on ja meie oleme kah, meie eestlastel on eriti väga tugevad kangelased ja aga meie elame kah, nüüd meie austame oma kangelasi, aga meie austame neid vanu müüte, aga need kangelased, kes tegelikult olid meie kangelased, ütleme, need meie sõdurid, need, kes meile andsid aega, et me saaksime põgeneda, nemad peavad salgama oma saavutusi, nende medalid on kõik kuskil tagasahtlis ja nad ei ole kunagi saanud elada seda elu, mis neile oli antud pärast sõda. Ja mul on natuke kahju, et see nii juhtus, sellepärast, et meil ei ole tegelikult enam kangelasi. Eestlased on kuidagi unustanud, mitte unustanud, vaid nad lähevad liiga kaugele tagasi ja no jah,
Eesti oli ja on nüüdki minule muinasmaa. Kõik, mis ma sellest tean, on muinasjutud. Kas need on siis vanematelt kuuldud või kellegi teisega või kirjandusest või, aga kus see tegelik see Eesti on, mida meie lapsena meid kasvatati austama ja armastama. See Eestimaa ei ole kunagi olnud ja ei ole ka ja nüüd kahjuks ei ole ka mitte tagasi tulnud. Kuigi me loodame, et see kuidagi ikka elame lootuses. Ma arvan, et eestlase kõige suurem unistus on, et meil oleks midagi, millesse uskuda. Aga kui nüüd vaadata seda tulevikku praeguse hetkepilguga, mis antakse Vabariigi Valitsuse poolt välja seadusi, et te võite alkoholi tarbida kõikjal, kui te ei sega teisi inimesi. Et perekond ei olegi see kõige tähtsam üldse. Ja kõik, kes tahavad minna, me oleme nüüd vabad, kes tahavad nüüd minna välismaale, igale poole kuskile mujale, minge, ja see on ju kasulik. Aga nüüd hakkame kokku võtma, miks on seda vaja teha. Kellele see kaunis unelmate maa siis oma looduse ja olemusega jääb? Nojah, meie noored praegu, nemad ei ole ju enam, nende unistus ei ole ju enam, nemad vaatavad globaalselt, nad on huvitatud Ameerika kultuur, tuleb praegu üle maailma. Ja kõik, mis meie vaatasime vanasti, ikka mõtlesime ikka Eesti see ja aga nüüd ma kardan, et kõik vaatavad välismaale. Kõik on huvitatud, kui ma olin Eestis, ma kuulsin Eesti popsingerid, kõik laulavad inglise keeles, vaevalt pursivad ühte sõna teise ja keegi ei saa aru, aga see on globaalne maailm, mis praegu on, see ülekaal on nii tugev, et ma arvan, et meie noored Eestis väga, seal on lagunemine meie noorte seas. Kõik tahavad välismaale ja nende unistused on need globaalsed unistused, mis kahjuks öelda, ma olen Ameerika kodanik, Inglise kodanik, Eesti kodanik. On see kõige viletsam ja kõige odavam ja kõige labasem. Tuleb nüüd Eestisse ka ja varsti on Eesti üks suur, terve maailm on, ei ole Eestit, ei ole enam ühtegi väikest riiki, kõik on Ameerika. Ja kõik see üle Ameerika on rikkunud ära selle terve kultuuri, kõik kultuurid on rikutud peaaegu selle Ameerika peal pärast. Aga kõige huvitavam on see, et Ameerikal ei ole ju tegelikult ühtegi kultuuri. See on see niisugune eksport, mis tuleb, see on sama võltsitud kui kõik need teised müüdid kokku. Ameerikas on väga huvitavaid ühiskondi, itaallased hoiavad kokku, iirlased hoiavad kokku, kõik need Sirje Kiin on sellest kirjutanud ja see on tõsi, seal ei ole ühtegi niisugust otsesest Ameerikat olemas, oleneb kus sa oled. Ja meie eestlased, mul on väga, ma loodan, et meie noored saavad sellest varsti aru, et Ameerika ei ole just see suur uudismaa, mida nad võib-olla arvavad, et see on. Ideaalne maa. Ideaalne. Ja see ei ole ideaalne ja ei ole, minu eesti keel on kah juba meeles, ma ei ole ju kunagi eestlaste seas elanud, ma imestan, et ma olen kirjutanud raamatuid, aga ma ei ole kunagi eestlaste ühiskonnas elanud, pärast Inglismaad, kui mu ema ja vanaema surid. Aga jah, me oleme, pidevalt elame najatame müütidele, unistustele, lootustele ja jääme lootma siiski, et lõpuni, et midagi on seal, väike iva väärtus selles, mida me enne selle soovime ja tahame ja nüüd
ma ei tea, kuidas need noored, ma ei ole nendega väga palju kokku puutunud. Ja ma nüüd loodan, et ma ülikoolis, seal Metsaülikoolis võib-olla räägin mõne noorega, kellel olen huvitatud kuulama, mida mis nende ajus liigub. No võiks küsida, kas keegi, kui palju on neid Metsaülikooli kuulajaid ehk tudengeid lugenud sinu vanaisa Ernst Enno luulet. Huvitav oleks teada. Jah, ja see on väga huvitav, aga tegelikult nüüd paar asja on mind üllatanud, kui ma olin viimati, kui ma olin üldse Eestis suviti kirjutasin vanaisa elulugu ja mulle hakkasid tulema plaadid, CD-d, kus vanaisa luule on pandud muusikasse ja seal on mõned väga-väga head. Anne Maasik, fantastilised, ilus, see muusika on täitsa erakordne, niisugust asja ei ole kunagi olnud. Aga siis lihtsalt regilaulud või midagi, vanaisa on pandud lastelaulud, on lindistatud ja õhutatud või kuidas on CD peale pandud. Ja väga palju on kasutatud tema muusikat ja noored austavad teda, kui mitte nii palju tema luulet, kui tema sõnu ja tema luulet muusika, tarvitavad muusikas. Sisu ühesõnaga. Sisu, jah, sisu, aitäh. Jah, ja mul on hea meel näha, et noored siiski tunne, ma ei tea, kui palju siin Metsaülikoolis, kui palju väliseestlased ennast teavad, aga Eestis küll. No eks ikka teatakse ka ja keegi ei taha ju eriti oma teadmisi välja pakkuda, sellepärast et need ei ole kindlasti nii põhjalikud ja võib tekkida vigu ja võib ka näiteks seal Goethega ja Ernst Ennot segamini ajada. Rilkega võib-olla, aga kes võib-olla ei tea Rilkest ja kah midagi ja Heinen, no need on need sajandi vahetusel. No need vanasti ma ütleksin, et Enno, minu vanaisa luule on nagu muusika. Ja sellel on see väärtus. Ja ma olen lugenud tema inglisekeelseid tõlkeid, see Matthew tõlkis ja Gainesville'i ülikool tõlkis. Ja ma pean ausalt ütlema, et see ei ütelnud mitte midagi. Luulet ei saa tõlkida. Ja see on see sama lugu, näiteks minul on nüüd hea meel, see raamat annab minule võimaluse oma pojale seletada midagi minu elust, tema päritolust, mida ei saa tõlkida ja mida peab väga-väga ettevaatlikult kirjutama ja ma loodan, et ma olen seda küllalt hästi talle kirjutanud inglise keeles, sest sama lugu sa ei saa tõlkida tunnetusi ja Eesti miljöö üldse, see terve Eesti eestlus on nii erinev Ameerika ja Inglise ja nende kultuuride, et seda on vaja väga-väga, see on nagu luule. Muusikaga vast on natuke teistpidi. Ei ole küsimus, missugune orkester mängib Beethoveni näiteks, kas see on Saksamaa oma või Hiina oma, aga ütleme, tavaline kuulaja võhik ei saagi sellest aru, aga proff saab kindlasti aru ja eristab, et nüüd mängib vist Hiina orkester, mitte Saksa. Ja see võib olema väga-väga huvitav, aga vaata, muusikal on noodid ja see ei tähenda, mis keeles need noodid on. Aga keelel on sõnad ja sõnad taga on tähendus ja see tähendus tuleb ühest kultuurist või tuleb ühest elamusest ja seda ei saa tõlkida. Ja midagi ei ole hullemat kui üks vanaema, kes elab perekonnas, kus kõik räägivad inglise keelt ja tema ei saa välja rääkida oma tundeid ja oma mälestusi sellepärast, et
pildid puuduvad. Need, kes kuulavad sõnu, aga nad ei näe neid sama pilte. No tore, see raamat on nüüd küll inglise keeles. Öeldakse, et eestlased oskavad inglise keelt nüüd vist väga palju, ma vaevalt usun, et see on nii tugevalt omandatud, et sinu raamatust saaks nad aru. No tegelikult see raamat on selleks, et kuskil peab ikka algama. Ja kui sul on perekond, kes ei valda ühtegi sõna eesti keelt, ei tea midagi sinu minevikust, nad ei saa nendele midagi seletada, siiski on seal mõned perekonnaliikmed, lapselapsed, kes küsivad, et vanaema, et mis juhtus, kuidas sa siia tulid ja kui ta on juba vanem, siis ta tahab natuke kuulda ka sellest, mida tal elamuses sõja ajal. Ja väga paljud inimesed ei taha sellest enam rääkida. Nad lihtsalt, et ma midagi, et seal ei olnud, aga kui keegi tõesti hakkaks rääkima ja või see rääkija tunneks, et see kuulaja saab temast aru, siis võivad rääkida lõpmatuseni. Ja mina arvan, et üks väärtus selles raamatus on just see, et need, kelle umbkeelsed, saavad oma lastele, oma sugulastele, oma sõpradele kuidagi seletada. Tema ei ole, siis äkki sellest saab isiksus. Nagu mina olen poja ema, ema on see, kes pesu peseb ja toitu keedab. Äkki poeg loeb minu elulugu, tõesti saab aru, kuidas ma siia jõudsin, missugune inimene ma tegelikult olen. Ja see ei olegi isegi ainult keele väga vähe lapsed, enne kui nad oma vanemaid tunnevad, teinekord on nad juba 50-aastased või midagi, äkki hakkavad küsima, et mis juhtus. Ja siis vanemad surevad ära ja siis nad hakkavad oma vanemate elulugusi kirjutama ja ei tea mitte midagi oma vanematest. Nii et mul sellel on teatud väärtus selles, et ma sain oma pojale seletada, kust me tulime, kes ma olen, peale selle, et ma olen see, kes puhastab, peseb nõusi ja keedab toitu. Ja sai ta aru ka sellest? Ja ma loodan, et ta saab natuke aru. Me ei ole sellest veel palju rääkinud. Seal on need vahemaad emade ja lastel vahel. Ja nüüd on siis niimoodi, et homme on sõit Kotkajärvele püha indiaanlaste maanurka kunagisse. Nüüd on see muutunud pühaks eestlaste maanurgaks. Ja seda küll räägitakse, et see on niisugune tunne, et justkui oleks nagu Eestimaal. Ja eks sinna tuleb ka huvitavat rahvast ja huvitavaid kuulajaid ja ma usun, et kui sina räägid, siis nad hoiavad hinge kinni. No ei tea, ma räägin väliseestlastest, ma räägin sellest, kes me oleme, kust me tulime ja kuhu me läheme. Ja me läheme sinna eestlus, väliseestluse tulevik on seal, kus on eestlasi, teisi eestlasi. Jah, ja kunagi peaks võtma ikkagi selle teema ikka põhiliselt üles, et kes see väliseestlane on ja kus asub see välis-Eesti riik.